Tere kõigile! Täna 26. novembril tähistame me Eestis kodanikupäeva. Ja sellel päeval räägitakse kodanike õigustest, aga ka kohustustest. Ning tahetakse pöörata erilist tähelepanu ka sellele, kuidas tõsta kodaniku aktiivsust ja kodaniku uhkust. Sel aastal on kesklinna valitsus otsustanud küsida Eestimaal elavatelt inimestelt, mis neile meeldib Eestis ning mida tähendab nende jaoks olla hea kodanik. Meie kõigi suureks rõõmuks vastasid sellele küsimusele väga erineva taustaga inimesed, kuid mida saab öelda üldistatult, et kõiki neid inimesi ühendab usk paremast Eestist. Kõikidele selle video vaatajatele tahame me pakkuda ka ühte huvitavat väljakutset, esitada oma idee, kuidas saaks oma kogukonda muuta paremaks. Ideekorje toimub Tallinna kaasava eelarve raames ja igal Tallinna kodanikul on võimalik esitada kuni 6. detsembrini oma hea mõte või idee selleks, et muuta midagi oma kogukonnas. Ning seda saab teha Tallinna kaasava eelarve 2021 veebilehel. Head kodanikupäeva ja toredat videovaatamist! Eestis on tore elada sellepärast, et siin on terve mu pere, siin on kodu, isegi see kliima ei häiri enam. Aastatega olen õppinud seda nautima. Esiteks ma olen sündinud siin, väga kodune koht ja keel, mida ma olen õppinud ja mida ma iga päev kasutan, on ka kodune. Ilm on tavaliselt vähän parem, eriti talvel kuin Suomessa. Ja Eesti on sellainen Suomen sõprariiki. So I like living here because I escaped France actually just before the lockdown, and here I'm free and it's marvelous, it's wonderful. See on mu isamaa. Väike Nunnu arvas. Mulle meeldib Eestis sellepärast, et rahvas on väga positiivne ja haritatud rahvas. Et saab rahulikult elada ja nautida ja sa oled Euroopa Liidus ja alati on võimalus ka minna välismaale ja tulla tagasi lemmikusse riiki. Kogu pere, sõbrad, kõik need inimesed on siin ja Eesti puhul on ka see 4 aastaaega tegelikult väga tore. Mulle meeldib Eestis väga elada, aga ma tõesti ei tea, miks mulle meeldib siin elada, et lihtsalt meeldib. Väga tore koht on elamiseks, soovitan kõigile. Ilus väike riik, ilus loodus. Ühesõnaga on mõnus elada. Mulle meeldib. Tunnen siin ennast alati hästi, siin elavad toredad eestlased, väga ilus loodus. Minu jaoks on Eesti kõige ilusam ja parem koht, kus elada. Hea kodanik, see võiks nüüd olla küll väga lühike või väga pikk vastus, aga ma arvan, et nii kaua, kui ma tunnen, et ma tahan ja jaksan panustada midagigi meie ühiskonda anda tagasi, et nii kaua ma olen rahul sellega, et ma olen siin ja olen kodanik. On nagu vastutundlik ja mida muud, sõbralik ja rahulik. Hea kodanik truu oma riigile ja et sinust oleks ka mingi kasu riigile ja samas jälgida riigi soovitusi. So being a good citizen, I think, is living your purpose, respecting others and not believing anything, but really try to understand things by yourselves and make your own research. Lihtsalt käituda nagu õige Eesti kodanik. Tunda elust rõõmu. Стараться для своего города, чтобы город был в порядке такой, да, чтобы любил его, ухаживал за ним. Вот я считаю, это, конечно, самое главное для нас, простых людей. Maksta makse, jälgida nii-öelda reegleid, mis on ette antud, et ma ei oskagi öelda, eks. Ma arvan, et inimestele tuleb see loomulikult. Ma arvan, et ma ei pea selle peale mõtlema, et kas ma nüüd olen hea kodanik, et ma arvan, et see tulebki lihtsalt, ma loodan. Et olla hea kodanik, see tähendab, et see teeb, et aidata sinu rahvas kasvata ja et sa töötad hästi ja et sa tõstad sinu kodumaa majandust ja et sa annad oma lastele haridus ja et sa austad neid, kes on see vanemas põlvkonnas. Aru saada probleemidest ja leida lahendusi nendele probleemidele. Быть хорошим гражданином, это значит не нарушать закон и не позорить свою страну за границей. Ну и
как бы не давать повода и в пределах Эстонии. Et ta oleks hea inimene, et ta ei tülitseks naabritega. Hea, arvestav, proovid arvestada teiste inimestega, hoiad kodumaad. Ma arvan, see on see, mis teeb hea kodaniku.